Tere! Olen Raili Hiiesalu ja annan selle esitlusega teile lühiülevaate Pärnu Päikesekooli Erasmus+ projektist toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega ning projektiga seotud küsitluste tulemustest, millele vastasid nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Projektis osaleb 4 kooli 4 erinevast riigist. Pärnu Päikesekool koordineerijana, Makedoonia kool, kus õpivad sarnase taseme ja võimekusega lapsed nagu Pärnu Päikesekooliski ja õpilasi on seal 100, Slovakkia kool, kus õpib 150 õpilast, kes on kõik füüsilise puudega ja osa neist autismi diagnoosiga. Läti kool, kus õpib 190 õpilast, kes on kõik õpiraskusega. Tegemist on kogemuste jagamise projektiga. Projektil on olemas ka inglisekeelne kodulehekülg, võite seda lahkelt uudistada. Ja projekt lõpeb järgmine aasta novembris. Projekti eesmärgiks on võimaldada koolidel arendada ja tugevdada võrgustikke, jagada ideid, tavasid ja eripedagoogilisi meetodeid toime tulemaks õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega. Küsitluste juurde. Õpetajate küsitluse tulemused. Teemaks oli siis õpilaste väljakutseid pakkuv käitumine ja õppimine koroonaviiruse ajal ehk siis kevadise distantsõppe ajal. 4 asutuse peale kokku vastas küsitlusele 77 õpetajat, neist 66 olid naised ja 11 mehed. Kui riigiti vaadata, siis Põhja-Makedoonia koolist vastas 32 õpetajat, Slovakkiast 20, Lätist 18 ja meie koolist 7. Esimene tabel näitab seda, kui sageli palusid lapsevanemad õpetajatelt nõu, kui laps ei tahtnud õppida ja ignoreeris vanemaid. 16 õpetajat vastas, et korra nädalas pöördus lapsevanem nende poole, 2 korda nädalas pöördus 8 lapsevanemat ja iga päev küsis õpetajalt nõu 4 lapsevanemat. Tabel number 2 näitab seda, kas vanematel oli keeruline toime tulla lapse hommikuse äratamise ja lapse õppima suunamisega. 31 õpetajat vastas sellele, et lapsevanematel oli tõesti probleeme oma lapse käitumisega, kui teda hommikul äratati. 30 õpetajat vastas, et mõnikord ja 8 õpetajat vastas, et see ei olnud probleemsituatsiooniks. 3. tabel näitab siis juhtumeid, kus õpilane muutus vihaseks või isegi agressiivseks, kui tal ei lubatud õue minna või millegi enda jaoks meeldivaga tegeleda. Suur hulk õpetajad ehk lausa 38 õpetajat vastas, et oli juhtumeid, kus õpilane sai vihaseks või lausa agressiivseks. 13 õpetajat vastas jällegi, et õpilased said tihti vihaseks ja 14 õpetajat leidis, et probleemi ei olnud. 4. tabel annab ülevaate selle kohta, et kui paljudes peredes on mitu last ja nad terve päeva kevadise distantsõppe ajal koos veetsid, et millised nad siis olid. 37 õpetaja andmetel olid lapsed kodus sõbralikud oma õdede ja vendadega. 22 õpetajat teadis, et õpilased käitusid kodus väljakutseid pakkuvat ja 6 õpetajat tõid välja, et lastel esines depressiivset käitumist. 5. tabel näitab seda, et kuidas õpetajad hindasid töötamist kevadise koroonaviiruse karantiini ajal. 22 õpetajat väljendasid ennast sõnaga raske ja keeruline. Ainult 9 õpetajat leidis, et probleeme ei olnud. 6. tabel näitab, kas õpetajatel oli vaja tavapärasest rohkem vanemaid toetada. Ja 46 õpetajat vastas, et see oli nii, vist oli nii ehk võib-olla. Ja 13 õpetajat vastas, et jah, tõesti, nad pidid küll sel perioodil lapsevanemaid rohkem toetama. 7. tabel annab ülevaate selle kohta, et mil viisil õpetajad toetasid õpilasi ja lapsevanemaid distantsõppe ajal.
ja toodi välja, et absoluutselt kõiges, mis on lastega seotud, nii õppimise, mängimise, probleemse käitumise, toitumise kui ka terviseprobleemide korral. Tehti seda siis pikkade telefonikõnede ja e-maili vestluste teel. Samuti andsid õpetajad ülevaateid või juhtnööre selle kohta, kuidas sooritada oma kodutöid. 8. tabel näitab seda, et veebitundide ajal kas tuli ette õpilaste väljakutseid pakkuvat käitumist. Üldistades võib välja tuua, et veebitundide ajal õpilastel väljakutseid pakkuvat käitumist ei esinenud. Ootasime õpetajatelt soovitusi veebipõhiste õpetamise meetodite kohta, mis aitaks ennetada või vähendada õpilaste väljakutseid pakkuvat käitumist. Ja 24 õpetajat vastas lihtsalt, et ei, nad ei oska midagi soovitada. 7 inimest soovitasid Microsoft Teamsi ja soovitati veel siis paari erinevat keskkonda, Zoomi, EduPage'i, Skype'i. Toodi välja ka füüsiline liigutamine ehk spordi tegemine, lõõgastamine, jooga. Mõned inimesed mainisid ka visuaalset materjali ehk ka PCS-piltide kasutamist. 10. tabel näitab, kas väljakutseid pakkuv käitumine ilmneb ja püsib, kui õpetaja palus lapsel ülesandega tegeleda veebitunni ajal. Ja tabelist on näha, et 14 inimest vastas, et mõnikord, teatud kordadel ja ainult 2 õpetajat vastas, et see oli alati nii. Avatud küsimuses palusime välja tuua probleemid haridusprotsessis, mis siis ilmnesid kevadise distantsõppe ajal ja õpetajad tõid välja koostöö puudumise. Seda siis nii lapsevanemate kui ka kolleegide vahel. Esines absoluutselt erinevaid tehnilisi probleeme. Õpetajad tundsid stressi ja teatud koolide õpetajad ka tohutut tööhulka. Mainiti ära, et teatud puhkudel puudus vanematel huvi õppetöös abi pakkuda ja sama ka siis laste osas õpilaste poolt. Ja paljud tõid välja, et koolid ei olnud valmis tehniliselt ja metoodiliselt virtuaalseks õppetööks. Mainiti ka ideede puudust oma tööks. Teatud õpilastel oli hirm olla arvutis kaamera taga, kui toimusid veebitunnid. Õpilased ignoreerisid kodutööde tähtaegu. Ja samuti kurdeti, et oli vaja olla liiga palju aega arvuti taga. Lisaks veel paljudele muudele probleemidele. Lapsevanemate küsitluse tulemused. Küsitlusele vastas 4 asutuse peale kokku 49 lapsevanemat. Neist 29 olid naised, 18 meest ja 2 inimest ei soovinud sellele vastata, ehk siis kas nad on naine või mees. Ja kui riigiti vaadatuna, siis meie koolist vastas 8 lapsevanemat, Lätist 12, Makedooniast 14 ja 15 lapsevanemat Slovakkiast. Ja üldistatult võib öelda, et lapsevanemad ütlesid kevadise distantsõppe aja kohta, et see oli raske ja keeruline. Ainult 10 vanemat 49 vastasid, et õppimisega probleemi ei olnud ja last aidata vaja ei olnud. Lapsevanemad tõid ka välja seda, et tihtipeale pidid oma tööülesanded kõrvale jätma ja tegelema oma lapse või laste õppetööga. Küsimus oli selle kohta, et kas sellel ajal siis lapsevanem märkas mingisuguseid muutusi oma lapse käitumises. 18 inimest ütles siis, et jah, sama palju ütles ka ei, 7 vastas, et võib olla ja 6 midagi muud. Ja see midagi muud oli, näiteks üks inimene tõi välja, et lapse arengus toimus hüppe, edasiminek. Laps oli õnnelik kodus õppides, keegi tegi kõvasti sporti ja üks vanem ei osanud sellele vastata. Palusime välja tuua
abi ja tugi, mida siis lapsevanemad õpetajalt ja koolist sel ajal said. Mainiti ära siis, et tähtaegu lükati edasi, erinevat õppematerjali saadeti, mõni õpetaja koostas lapsele ka nimekirja, et lapsel oli parem oma päeva planeerida, tehti esitlusi, videoid, toimus regulaarne suhtlus siis nii emaili, telefoni teel, anti tuge ja nõu ja isegi laenutati elektroonilisi seadeid koju. Ja 14 inimest vastas, et lapsel sel ajal probleemset käitumist ei esinenud ja abi ja nõu ei olnud üldse vaja küsida. Oli ka küsimus hetke abi ja toe vajaduse järele seoses lapse väljakutseid pakkuva käitumisega. Ja vanemad tõid välja, et kui see käitumine esineb, siis nad vajaksid kohest abi ehk siis nõustamise ja konsultatsiooni näol. Kohandatud õppematerjale, psühholoogi nõustamist nii enda lapsele kui ka iseendale. Toodi välja mitmel korral ka, et vajatakse assistenti või lausa õpetajat kodus, kes siis seda õppeprotsessi juhendaks, kui toimub distantsõpe. Samuti mainiti, et on vaja rohkem keskkonnavahetust. Lihtsalt materjalide saatmise asemel oleks õpetajatel vaja teha ikkagi rohkem selgitus- ja juhendamistööd. Ja 15 vanemat tõi siis välja, et kodus väljakutseid pakkuvat käitumist lapsel ei esine. Selle kohta, et last suunata paremini käituma, kus siis väljakutseid pakkuvat käitumist ei esine, vastas 20 inimest, et kindlasti aitab spordi tegemine. Veel mainiti, et paus tegevusest, teema tegevuse vahetus, rohkem ülesandeid tegevusi, aga ka, et õppekeskkonna vahetus sobib. Lisaks toodi välja, et aitab ka tähelepanu kõrvalejuhtimine, näiteks probleemi üle arutlemine. Samuti ei tohi lapsi mitte liialt üle koormata ülesannetega ja võib aidata ka väljasõit perega. Tulemused, mida soovime projektist saada, on siis pikaajaline kasu õpetajatele ja teistele koolispetsialistidele. Nii õpetajad kui ka teised koolispetsialistid arenevad tänu siis erinevate asutuste tegevustele professionaalsel tasandil ja läbi selle me püüame siis parendada oma asutustes õpetamisprotsessi. Tänan vaatamast ja kuulamast!